No nii, putid. Ma loodan, et kaamera töötab ka, ega mul väga kogemusi pole selle kaamera valdkonnas. Siin head inimesed andsid mulle selle. Lähen siis sõidan läbi Võrtsjärve Enduro testi 3 päeva hiljem. Üle 100 sikli on siit läbi läinud. Ma olen siis 105, et kui hull see olla saab. Ja seda lähmegi siis vaatama ja katsetama, et kas seda on võimalik läbida nii, et ära jupu kuhugi. Ja let's go! Opa, mingi takitus ette tulnud. Hetkel on kõige ilus kuju. Aga siin vist oli võistlus seal ka. Proovin neid 2-3 kaupa, et mitte kõik ei kopeeriks. Ei taha väga hiigiseks ennast ajada. Plaan on siit edasi minna. Mingi loom oli. Plaan on edasi minna Mehka demopäevale siit Lukele. Lasen peenaga läbi ära ja kui ära juhku muidugi. Siin tuleb proovida neist üle saada, et mitte kopeerima hakata, siis ära kannatada lihtsalt. Kolp oli siin juba hunnikus, ma mäletan. Sellest üle. See esimene sirg on 3 kilomeetrit, ma tean. Kokku on 16. Ma loodan, et kaamera töötab. Hetkel on küll väga hästi kõik, täpselt nagu oli.
aga jah, need õiged kohad tulevad alles. Jääre pealt on lihtsam. 2. Opa! Kolvi jutt on õige, teeb randme paksuks. Siin oli üks palk. Ja üks tuleb veel muidugi. Kohe tuleb üks point veel, ei mäleta kuskilt minema pidi. Siit on vist äärest kohe. Ja siit üle. Nii, 100 siklit on siit läinud. Siit oli mingi pehme koht. Läheme külje pealt. Puuleht on juba peale tulnud rajal. Vaata mul 4. käigus, mulle meeldib nagu suure käigu hetkel on mul 4. käik. Tuleb üle saada, käsi hakkab ka juba järgi andma. Esimesed 3 minutit oli natuke raske. Aga siis tulebki enda võimeid jagada. Nii, vargsen sild. See õige kivi välja. Üle. Ops. Kolm pool kilti on siiani, ma tean. Uus sild. See lõik peaks ka veel okei olema. Ja siis edasi on huvitav, minu jaoks ka. Ma olen alati, siit on kõige ees. Siis ju ei tea, mis tagapool toimub. Hiljem mõtlesime, et oleks võinud kangemad klassid mitte koju tulla finišisse, vaid veel teinud teha ühe enduro testi seal Tooba. Ka 4 tundi sõiduaeg tulnud. Mul on helistanud ka päris mitmed kutid on küsinud, et selliseid laineid nagu kuskil ei olegi, et kes nad võivad tulla siia trenni. Vastus on, et võib küll. Helistage mulle ette, et siin lasete pool tundi ühte otsa, pool tundi teist otsa ja aga noh, kuiv ei tohi olla, aga helistage ette. Karro oli see mees, kes küsis, aga ta oli täismaasikas, muidugi tublas loll jutt. Nii, nüüd on käsi järgi andnud, nüüd võiks natuke, oi, vale koht. Hetkel on kõik väga hästi ikkagi siin ka. Ma tean, mis kohta siin mõeldakse. Äärest, siit äärest, siit.
läheb üle. Praegu läheb keskel. Ohoh, ei läinudki väga hästi. Päris pemme. Jaa, ma näen, et ei tohi sellesse suurde sügavasse musta auku sisse sõita, see on perse. Nii, siin olid mingid korralikud tooned tekkinud, ma mäletan. No praegu vist mina lähen ideaalne. Ja nüüd jälgi tagasi. Nüüd tuleb see kolvi koht, kus kolv sikli pealt maha tuli. Kolv selle asemel, et maha tulla, pane otse üle, mida sa enam siin puurid, noh. Nüüd ta üle viskab. Nägid, ei viskanudki. Kurat, kus siin auk tõesti tekib. Aga saab ju kohe edasi. No nii, nüüd võiks olla huvitav. Nii, mina ei lähe sinna suurde soonda, ma olen kõrvalt. Algajad ka kõik, et nii, siin on raudsilt kuskil. Lähen siit raudsilla peale ja esi ots kergeks korraks. Siin on jälle raudsilt, väga hea. Väga lihtne. Ja üks veel. Ma keeran nüüd siit siia. Kõige tähtsam on kogu aeg liikuda, et ennast ära ei pohta. Nii pole häda midagi. Oh, mingi lind. No ma lähen ka siit äärest, vaata, medad on siit läinud. Ideaalne, kannab täielikult. Olengi juba selle sirge lõpus ka. Nii. Nii, siit. Siin võib huvitavamaks minna. Siin on üks pikk lõik, kus mul vanasti hullult meeldis, aga no siin on küll puuritud, jah, aga ma siis proovin nüüd sõitma nii, kui mina sõidaks, aga ta on gaasi rohkem. Keskel on väga kõvad kõik need kuradi ja siit ka läbi mõju. Ja ma läheks siit keskel üle valli. Katsun vältida sügavaid tsooni. Siin on mingi natuke sügavam koht. Tõmban neljanda käigu. Võedi kolmas kindlasti. Ai, ja lähen ikka läbi. Eesti nina kergeks, kui kogemata tundub, et valesti läks. Et esiratas üle ära tuleks. No kurat. Täiesti söödet. Nii kui ei oleks 100 siklit üle läinud. Siin on sügav toon, sisse ei lähe. Valin uue. Kihutades natuke siis võib ootamata siin kiiremini tulla, praegu ma lasen sellise mõnusa tempoga. Siin on täiesti okei. No täiesti sõidetud. Et ma ei usu enam teie juttu, et see kõik nii hull peab. Aga noh, kindlasti ta on raskem kui esimestel sõitjatel, kuigi. Nii, mis siin näed? Siin on ilusti võetud paremalt poolt. Ai, nina hakkas sügeleb. Fred Jussi ütles kunagi ühes loodussaates, et raba peal kõndides peab nagu sulg, linnusulg kerge olema. Ise kuradi türa kõndis, rääsad olid jalas, muidugi ta vajunud läbi. Kuita, mis ta selle raja ja motosõidu kohta ütleks. Ja palk.
võtsin lootsima, et ma arvasin, et hullem on see hetkel nagu lihtsalt peab süsimustasid tsooni vältima või nendest risti üle minema. Aga no võib-olla veel siin veel hullasid kohtasid tuleb. Kui isegi kolb tuli 2 tunniga läbi, siis ta ei saa ju nii hull olla. Nii, siin oli üks sillakoht, ma mäletan, see võib olla peale milleks suhtu. Oot, siin on küll nüüd tekkinud mingi. Aga pole probleemi, otse siit üles kohe. Läheb enam. Oma. Seegi pehme koht. Aga pole ka hullu, ma vaatan praegu väga. Siin on mingi põristi kaua. Kui mina siit esimesena läksin, siis oli jälle palgis vähemalt ära sõidetud. Palgid libuvad ju niimoodi risti. No selline soon. No ei lähe ju ometigi keegi sinna. No koililt võib-olla läheb. Kõige tähtsam endiselt korda on algajatele tiigu stabiilselt. Ja ära tõmba esimesse kuradi näiteks nagu siia. No näete, kõrval on ju kõik ilus kandev maa. Siit ma olen jõudnud ära korjata. Nii. Nüüd tuleb siis järgmine lõik, mis on roikaid ja juurikaid palju. Osadele meeldib, osadele ei meeldi. Luiga ütles, temale ei meeldi midagi. Ta ei saa hakkama. Ei lainete peal, ei roigate peal. Aga sõidab küll. Valetab ilmselt. Nii. Nüüd on käsi täiesti korras. Hop, nendest on pea üle lasta mitte. Ja. Palgid üle. Võimalusel esinina kergeks ja laine taha. Nii palju kui jõuab, seda lihtsamini ta jookseb üks lainetest läbi. Nii, sild on veel terve. Sild on veel terve, läheb üle. Ega siin ütlen küll, et kuigi ma olen siin ise selle raja teinud, ega sittagi valiku variante pole, et kõik on enam-vähem ühte rada sõitnud. Mis see soon ees on, see kõige lihtsam on. Nii, siit mina läksin siit puu äärest. Ja kui teised läksid. Nii, mis siin on? Ka ei ole midagi. Mis siin on? Pohku on kesk. Vale otsus. Aga ei midagi hullu. Nii, lähme siit läbi kolme. Siit ülevalt. Muidugi kui võidu sõitsime, siis
Sikkel laperdas küll kõvasti rohkem, siis ikkagi proovid ju hambad ristid, praegu on ikka mõnus matkatempo. Mitte et võistlusel hullult palju kiiremini jõuaks, aga noh, ikkagi mõne minuti seal kiiremini, kui ära ei pahmeda. Aga jah, püsti peal. Korraks ära väsitades, korraks perse maha. Vana selgi ära väsitades. Püsti on mõnus juba jah. Siit üle. Kännud üle. Siit ka otsa. Hüppe. Siit läheb siin oli ka ei olnud midagi otsa üle kannu või selle palgi. Juurikid on väljas küll jah, aga sõidab. Pehmeks keeratud ja mina panen siit otsa üle palgi, ei viitsi ringi sõita. See sirge ka läbi. Siis tuleb see sirge, kus minu paariline Jaanus Ruubo kohe ära pahmerdas. Üle, 3. Raske on, aga küll ära saad sealt ju poole lihtsamini pääsen. Siin oli ka mingi muda koht, siin ei ole muidugi vahet. Siin. Nüüd tuleb see sirge, kus siin osad ära pahmerdasid. Kaasa arvatud Sander Luiga ka vist. Ma ei eksi ja osad veel. Siin on samamoodi vaja vaadata, et algus on lihtne, aga seal keskel on mingid kohad. Need on ajaloolised lained siin. Need ei saa kunagi välja enam. Ei kopa, ei millegagi. Üle. Nii. Vasak külg täiesti puupe. Tähendab puib. Parem küll kuiv. Kui on kogu aeg 4. käik sees, nagu madala pöördega veab üli hästi, nagu viskab edasi. Nii, siit on siit. Siit oli mingi hea soong teeme küll. Tõmmast ääres täiesti kuiv. Ja ikka ääres kuiv. Kui on need kohad ette, kus nad siin kinni olid. Nii, siin on mingi märg koht, siin on isegi hea lõivu teinud. Ongi juba läbi kohe see lõik minu oleks. Kui päris veel kohe ei ole. Täiesti sõidetav. Kui ei pane nii hullu, et silmad rõhutud. Okei, võistlusmoment on teine, et siis ikka juhtub. Wow. Nii. Nüüd tulevad viimased lained enne sirget, ma arvan. Ja siis tulevad jälle lained. Mõret tahaks näha, kuidas need soomlased sõidavad. Ma kunagi olen näinud, kui oli 10 aastat tagasi, kui nad käisid siin, sõitsid Aibisis täiega, Aigar Leok ja kes kõik olid siin. Kurat lendasid ikka, noh.
Ma korjasin märgid ära eile juba. Mina panin märgid, kõik on paljud on sõitnud siin, aga siin, kus märgid olid, mida ma ütlesin, on ülikivi kõva see kõik. Väga äge. Nüüd on meil rasked lained, need on vaja üle elada jälle. Mina vähemalt jagasin oma varud niimoodi, et ma jõuan siin ka sõita, nii võistis ruttu üle ära saada. Nüüd on kuidagi pärast kõige teravama nurgana need lained. Oba! Ja 3! Tuli! 2! Äärest äärde. Otse oled kindlasti kiirem, aga ei jõua neid või ei oska lõika neid nii kiirem. Ilusa väratõuge, ma alati nagu proovin järgmisest üle saada. Siin on muidugi lihtne ekstis ja nii kitsas. Sidur on näbu vahel. Terve sõit. Näete. Iga liigutus on sinuga kas või siuke. Ei pea seda kolmi juttu ajama, et kast olnud. Sikil ei sure kunagi välja. Lähen õhtul magama, aga hoian näppe niimoodi. Kõik need lained nagu selle siduriga on nõkstunud nagu siin. Oba! Lihtsa gaasiga ta ju ei läheks niimoodi. No ilus rada sees. Mul matkajatega ka hea käia. Ma jõuan tee peale. Siis ma sise välja pannud siia kraavi. Sõidu ajal. No nii. Aga oleks siin. Märina mul ära võetud. Oi, turvas on tulnud. Mina küll jätsin. Aga siin peab kahulikult. Kui muna on, siis hoia pea.
hästi kannata. Meil on koht natuke. Taha näeb siduri peal ja jäänutades läheb nii, et hetkel siis on 100 siklist üle käinud. Siin ma korjasin eile märgid ära uute välja. Lõpus oli mülgas, ma mäletan. Vaata, mis nüüd on. Pole enam midagi. Üliäge. Nagu jäärajal. Nüüd on mul veel korjamata. Kõigepealt kriitilisemad kohad, ülesõidud ja teed ja metsas väga hullu ei ole. Maaomanikuga on piir ka, et päris sügavast metsast ei peagi võtma, et järgmine aasta jälle hea kasutada, aga ilmselt tuleb võtta. Siin oli üks kurvi koht, nagu mäletate, me viisid seda puud ära lõigata eest. Nüüd on käsi päris hea soe, nüüd on siuke üks teise ringi veel las. Ei ole aega, ma olen kuradi Mehkas demopäevale. Äkki saan ka mingi ägeda asjaga sõita. Mõni krossika ka. Kurat, küll no on hea rada ju. Luiga, mis jutlus ajad, et jama või see, et sa ei saa hakkama. No, nii, siin on mingi räigepuuri. Nad on siit läinud juba. Väga hea, mul on märgid pandud. Ja siit otse risti üle laidetud. Tagant siit ta lendab päris äge. Ja kohe siia ja kohe on läbi sillas vaba. Ja tehtud. Selline ta oli. Ma loodan, et see lahe vend, kes mulle kaamerat laenas, teeb nüüd sellest video ja paneme üles selle sinna siis. Ma ise lähen siit üle rabade ja soode Lukele Mehka demopäevale. Igal juhul tänud tähelepanu eest ja kohtume varsti jälle.